Tere tulemast värske teemahalli. Väga tore, et teid on siin nii palju. Mina olen Kätlin Heimanen ja vastutan pagari ja sügavkülma kategooriate eest. Mina olen Malle Luhter ja mina vastutan piimatoodete ja munade eest. Kristi Reisel ja mina vastutan puuviljade eest. Olen Liilja Siig ja vastutan aed- ja juurviljade ning lillede eest. Kätlin jätkab. Võite. Vaatame nüüd täpsemalt, kuidas siis on läinud minu kategooriates. Pagari kategooriaga võib jääda mahuliselt täiesti rahule. Oleme jäänud eelmise aasta tasemele. Et saileib on isegi väikeses imepisikeses tõusus, mis natuke teeb muret, on kondiiter külm. Siit vaatame nüüd, mis on olnud suurimad muutujad. Suure tõusu on teinud just soolased küpsetised, kus on erinevad soolased saiakesed, kapsapirukad, lihapirukad. Et tundub, et inimesed on hakanud ostma just rohkem kauasäilivaid tooteid. Et nagu ka ennem sai sinna mainitud, et kiire elutempo, siis tundub, et autoroolis süüakse ka saiakesi. Ja selle võrra siis on ka soolased küpsetuspunkti saiakesed langenud natukene. Tõusu on teinud just küpsetuspunkti magusad saiakesed, pluss 41%. Tundub, et seal klient ostab just silmadega. Ja kui poodi tuleb, siis tunneb Atseri pagaripoja head lõhna. Leiva kategoorias on meil tõusus just peenleivalised, pluss 17%. Ja languses rukkileivad. Et seal ma arvan, et põhjuseks on ikkagi hind, et nisujahu on odavam. Ja tõusus on koorikleivalised, et vastukaaluks rukkileibadele. Kõige suurem muudatus on toimunud just kookide ja tortide kategoorias. Seal on toimunud suur osakaalu muutus. Koogid on tõusnud pluss 9% ja tordid langenud lausa 11%. Siin me siis näemegi, kus eelmisel aastal oli tortide ja kookide osakaal oli suht võrdsel tasandil, siis sellel aastal veavad seda kategooriat just koogid, et 9% tõusus ja tordid on langenud lausa 11%. Et siin tasuks kindlasti väga palju kaaluda, mis tooteid sinna uudistoodetena tuua. Mis on minu kategooriate siis muutunud tooterollide osakaalus? Siingi on näha, et discount-toodete osakaal on lausa 20% tõusnud. Aga mis on hea, siis pagari kategoorias on kliendi jaoks oluline ikkagi juhtiva kaubamärgiga toodete ostmine. Et siin klient ei vaata nii palju seda hinda, vaid ostab ikkagi seda leiba saia, mis talle meeldib. Siin on siis näha meie populaarsemad uudistooted sellel aastal. Et nagu oli näha, koogi kategooria oli tõusnud, siis on siia tulnud erinevaid väiksemaid koogikesi. Ja meie leivasaia kategooriasse siis lisandus uus röstsai. Ja kui ma vaatasin eilseid oktoobrikuu müüginumbreid, siis on jõudnud juba top teiseks tooteks. Ja populaarsemateks on ka väiketootja Hiiumaa leib isegi jõudnud, et siin see näitabki, et klient ikkagi tahab kodumaist brändi. Ja saiakestest magusad on tuntud vanad head maitsed populaarsemaks saanud Moskva saiake ja sotsnik. Mis on toimunud sügavkülma kategoorias? Müügimahud jäävad samuti eelmise aasta tasemele. Kõige rohkem on langenud just külmutatud liha, kala ja valmistoit. Väikse tõusu on teinud siis aedvili, pagaritootjad ja jäätis. Siit siis ongi eraldi välja toodud jäätiste mahtude tõus iga aastaga. 2021 aastat meil veel saavutanud ei ole, kus oli hästi soe ja kuum suvi, et viimased on olnud sellised vihmased, aga mahuline tõus on siiski. Mis on siis jäätise kategooria suurimad muutujad? Kõige suurema tõusu teinud just vähese suhkruga jäätised. Seal ei ole küll palju tooteid, aga tervislikkus on ka sellest kategooriast järjest olulisem.
Ja samuti on meil tõusnud koonusjäätised ja pulgajäätised selle võrra languses. Kuna siingi kategoorias on oluline hind, siis on tõusnud uuesti vahvlitopsid, mis varasemalt nii populaarsed ei olnud, ja mahlajäätised. Väikse languse on teinud perejäätised. Need küll talvehooajal tõusevad, kuid aasta kokkuvõtteks on ikkagi väike langus, et kliendi jaoks välja käia nii suur hind ei ole, on järjest keerulisem. Mis siis on toimunud külmutatud kategoorias teiste toodetega? Tõusus on puuviljad ja marjad. Et nende toodete säilivus on parem ja tehakse ise kodus erinevaid jogurtilisi ja magustoite. Samuti on tõusus kartulitooted. Selle põhjuseks on samuti kiire elutempo. See on mugavustoode, valmivad kiiresti, inimesed ei viitsi enam kartulit koorida, viskavad pannile, ongi valmis. Ja valmis toidud, kellel siis aega lastele kodus süüa teha. Antakse juhised kätte, et sügavkülmas on valmis toit olemas pannile ja ongi laps toidetud. Mis siin suuremat muret tekitab, on kalatooted ja paneeritud kala, mille langus on lausa 12% ja 13%. Siin on põhjuseks suur hinnatõus, et siia oleks vaja kindlasti leida klientidele soodsama hinnaga tooteid. Ja pagaritooted on väikses languses. Tundub, et ostjad on läinud siis värskema kategooria peale, et ostetakse just sealt tooteid. Ja tundub, et pitsad ja pelmeenid samuti on languses, et inimesed ei taha ka enam pelmeene keeta, et neil ei ole aega. Mis siis toimunud on sügavkülma kategoorias tooterollidega? Siin on näha, kus on hind veelgi olulisem ja discount-toodete müük on lausa 34% tõusnud. Ja samuti ka lisaväärtustooted 9%, siin siis on laktoosivabad ja gluteenivabad tooted. Ja siin on näha, et brändliider ehk juhtiva kaubamärgiga toodetel on 3% langus, et siin klient ei vaata brändi, vaid ikkagi kõige rohkem hinda. See sõltub muidugi kategooriast, jäätises on see teine, aga kokku sügavkülmas on selline osakaal. Mis on populaarsemad uudistooted olnud sügavkülmas? Sellel aastal tulid mitmeid meie oma brändi tooteid sortimenti. Jäätistest olid koonusjäätised populaarsemad ja siia jõudsidki tippu, mis me ise tõime maale, M&M's ja suhvelijäätis. Ja muidugi selle suve hittoode Tere kohukese jäätis. Ja teistest kategooriatest, kus oli näha, et tervislikkus ja lisaväärtus oli oluline, siis tõime sortimenti täisterajahuga pelmeenid, odrajahuga pelmeenid, koostöös Fitlapiga köögiviljad ja siis saia kategoorias meil puudus tšapatalised, siis tõime ka sinna toote valikusse, mis on õnnestunud väga hästi. Mis on siis minu kategoorias olnud õnnestumised eri kampaaniates? Ja kõige suurem ja olulisem muidugi pöörasime hinnad tagasi, mida te täna juba päris palju nägite. See on samuti minu kategooriate müüke tõstnud mitmekordselt. Kookides ja tortises, et seda osakaalu tõsta, teeme eri väljapanekuid just hooajatoodetele. Ja mida me ka eraldi välja reklaamime, siis lisame juurde ka tootepildi, et klient seda poes märkaks. Koostöös kuivaine osakonnaga tegime eri väljapaneku gluteenivabadele toodetele ja minu kategooriast läksid sinna leivad saiad. Samuti kogub trendi erinevad tähtpäevad. Teist aastat järjest me teeme kaneelisaia päeva. Siis meil olid eri väljapanekud nii sügavkülmas, pagariosakonnas kui ka koostöös Vatseriga oli meil eripakkumine, kohvimasina juurde panime ja see tõstis oluliselt pagari kategooria müüki mõlemas osakonnas. Mis on ootused aastaks 2024? Korduvalt täna juba räägitud, siis on hind. Hinnal on jätkuvalt suur tähtsus ja nõudlus odavate toodete järele on järjest suurem.
Hetkel otsin pakkumisi just discount-tooted, 1-liitrine vanillimaitseline jäätis, pulgajäätis glasuuris, leib, sepik. Aga neid tooteid lisandub veel ja siis ma ise võtan vastavalt ühendust, kui meil on vaja midagi leida. Ja tähtpäevad on väga olulised, kus kliendid enam nii palju seda hinda ei vaata. Eriti emadepäev, siis naistepäev ja sõbrapäev. Seal on nõus klient rohkem kulutama. Ja samuti uued trendikad tähtpäevad, nagu eelnevalt mainitud, kaneelisaiapäev, jäätisepäev ja Halloween, mis meil järjest kogub hoogu. Ja siin on hästi oluline roll just erikujundusega kondiitritoodetel, mis annab seda lisaväärtust. Ja võib-olla tasuks ka kaaluda sügavkülma midagi just tähtpäevalistel, et ise me toome jäätise advendikalendrit, aga miks mitte ka Eesti tootjalt võib-olla seda tasuks kaaluda. Siis ootame samuti uudistooteid ja uudistoodete puhul just õige lansseerimine. Eriti kui teil on tulemas meediatugi või suured reklaamid, siis me tahame kindlasti sellega kaasas olla õigeaegselt. Ja tervislikkus on jätkuvalt oluline osa. Nii pagaris olid gluteenivabad, sügavkülmas laktoosivaba ja sinna ikkagi tasuks tooteid järjest juurde tuua. Aga uudistoodete puhul kindlasti siis, mis on kõige tähtsam ja olulisem, et hinna ja kvaliteedi suhe oleks paigas. Mis siis lõpetuseks? Proovime koos leida lahendused ja leida tooted, mis meie kliendid soovivad meilt osta, siis võidame kõik. Aitäh! Annan nüüd sõnajärje üle Mallele. Nii, nüüd räägime piimatoodetest ja munadest. Kuidas meil on läinud? 2022. aasta sügisest algas suur mahtude langus ja ka 2023. aasta alguse esimesed kuud on olnud keerulised, kuid viimase 7 kuuga on piimatoodete munade mahuline müügiindeks liikunud samale tasemele, mis eelmisel aastal samal perioodil. Langus on peatunud. Mida oleme teinud sellel aastal? Kindlasti on suur uuendus olnud see, et alustasime lühiajaliste kampaaniatega, kus iga nädal on olnud tavaliselt 4 toodet, millest 1 on olnud piimatoode. Ja nüüd nädalast 43 oleme lühiajaliste pakkumistega taas alustanud. Oktoobris ja aprillis juhtisime tähelepanu Eesti toidule. Kasutasime erinevaid kaupluse materjale, tegime koostööd teiega ja tõime sotsiaalmeedias välja teie loo, kuidas see Eesti toit toidulauale jõuab. Ja kindlasti ei saa ka märkimata jätta pööratud hind kampaania, mis on väga oluline teise poolaasta kampaania. Augusti alguses alustasime esimese lainega ja pöörasime tagasi 100 toodete hinnad samale tasemele, mis eelmisel aastal või veelgi soodsamaks. Ja nüüd novembri algusest suurendasime seda toote arvu veelgi ja nüüd on piimatoodetes seal kampaanias ligi 50 toodet. Natukene ka tooterollidest. Piimatoodete müügis ikkagi põhiosa moodustavad brändliider ehk siis juhtiva kaubamärgiga tooted ja ka siis võrdse kaubamärgiga tooted. Kui me vaatame, kuidas on müügid muutunud tooterollide lõikes, siis näeme, et brändliider toodete ostmine on vähenenud ja on suurenenud discount-toodete ehk siis kategooria kõige odavamate toodete ostmine ja ka ökonomitoodete ostmine. Ökonomitooted on siis need tooted, mis on hinnaeelisega.
Ka lisaväärtustooted on aasta-aastalt ikkagi oma osakaalu müükides kasvatanud. Nüüd toome välja muutused piimatoodetes. Täispiima ei ostata kahjuks enam nii palju kui varasemalt ja täispiimadest eelistatakse kilepakendis täispiima. Kui vaatame 2,5% piimasid, siis on kilepakendis piima ostmine vähenenud ja kliendid eelistavad tetrapakis piima. Ja ilmselt on ka osa täispiima mahtudest liikunud siis 2,5% piima ostmise peale. Ka keefiris eelistavad kliendid kilepakis keefiri. Ostetakse enam kohupiimasid ja kohupiimakreeme flow pakendis ehk siis kilepakendis. Siin on ka kindlasti üks põhjus see, et selle kilo hind on lihtsalt soodsam. Ja näeme, et topsis kohupiimakreemide mahud on langenud. Jogurtite mahud on kahjuks ka langenud 4% võrra. Kliendid eelistavad enam kilepakis ja maitsestamata jogurtit. Kui vaatame jogurtit müüki pakendi suuruste lõikes, siis näeme, et 150 kuni 300 grammised pakid on rohkem populaarsemad. See paki suurus on selline, et klient saab toote korraga ära tarbida ja ei jää midagi järgi. Kui eelmisel aastal rääkisime kohukaste langustrendist, siis on rõõm tõdeda, et sellel aastal on kohukaste maht kasvanud. Juustud ja rasvained. Võileivajuustudes ei ole kahjuks me saavutanud endist taset. Tükijuustudes oleme samal tasemel, mis eelmisel aastal, aga viilujuustudes jääme kahjuks alla. Oleme märganud, et kliendid eelistavad määritava toorjuustu asemel sulatatud juuste. Ka taimsete võileivaviilude mahud on langenud. Siin on kindlasti üks mõju sellel, et nende kilohind on tunduvalt kõrgem kui tavalisel juustul ja ka maitseomadused ei ole päris lähedased. Et siin kindlasti annaks tööd teha tootearendusega. Karbimargariinide ostmine on langenud ja ostetakse enam tavalist võid. Tavalise või mahud on kasvanud 10% võrra. Siin on kindlasti oma osa sellel, et võil on olnud turul hinnalangus. Nüüd räägime munadest. Ka munadel oli 2022 suur mahtude langus. Seda põhjustas suur äkiline hinnatõus. Sellel aastal on hinnatõus stabiliseerunud ja ka mahud on taastunud. Esimese 9 kuuga on munade müügimahud kasvanud 9%. Kui vaatame munade müügimahtusid pidamisviiside alusel, siis kahjuks ei ole 2023 puurikana munade osakaal kasvanud või langenud, vaid on hoopiski kasvanud. Ja tegelikult on langenud enim vabapidamiskanade munade müük. Meedias on olnud sel sügisel väga suur tähelepanu kanade pidamistingimustel, just eriti puurikana munadel. Ka meie näeme, et peale selle Pealtnägija saate eetrisse minekut on müügid muutunud. Peale nädalat 38 on tegelikult puurikana munade osakaal müükidest langenud 5% võrra. See näitab seda, et kliendid on teinud muutusi oma käitumises ja on valmis seda tegema. Siin on mõned populaarsemad uudistooted, mis on toodud turule. Kindlasti on hea pakkuda kliendile uusi maitseid, uue maitsega kohukesi, jogurteid, pudingeid, aga toimivad alati ka hästi igapäevased tooted, nagu näiteks riivjuust, munad, kodujuust, kohupiim. Mis on meie ootused? Siin eelnevalt tutvustasin uudismaitseid, et kindlasti kliendid tahavad katsetada. Ka hooajad on meile väga olulised, et piimatoodetes on võib-olla 2 suuremat hooaega, on lihavõtted ja on jõulud.
et siin tahame kindlasti kaasas olla, et pakkuda hooaja maitseid. Ka jõuludel soovime pakkuda klientidele näiteks juustude kinkekomplekte. Tahame kaasas olla erinevate trendidega, pakkuda laia valikut laktoosivabasid tooteid, ilma lisatud suhkruta, proteiini trend on väga oluline ja vegantoodetel peab kindlasti välja tooma, et see hinna-maitse suhe peab olema tasakaalus. Oluline on pakkuda igas kategoorias soodsat alternatiivi. Hetkel otsime oma valikusse 9% kohupiima, 10% Kreeka jogurtit ja discount kohukesi desserte. Hinnad on siin väga palju läbi käidud, aga siin ei saa ka jätta ütlemata, et kliendid jälgivad hindu väga hoolega. Nad teevad oma ostuotsused lähtuvalt hinnast. Ja kui toormehinnad langevad, siis ei pea ootama sortimendiperioodi alguseni, saame hinnamuutuse vastu võtta kohe. Nii, see on siis piimatoodetest kõik. Kuna Jaanika Katta ei saanud täna kahjuks siin osaleda, siis annan kiire ülevaate ka liha-kala valmistoidu kategooriatest. Liha müügimahud on suurenenud 4% võrra. Siin on olnud kõige suurema müügiga šašlõkid, mis tegid 45% suurema müügi kui eelmisel aastal. Ja siin, kui me vaatame hakkliha, siis hakklihad on müünud rohkem 4% ja maitsestatud liha 14%. Nüüd kõigest lähemalt. Šašlõkid on müünud mahus rohkem 45% ja siin võib välja tuua, et sealihašašlõkid kasvasid mahus 41% ja kanašašlõkid lausa 52%. Marineeritud liha kasvas kokku 14%. Marineeritud sealiha mahud jäid samale tasemele, kuid eriti kasvasid veise, lamba ja linnuliha. Linnulihas on kindlasti sortimendi valik täienenud, et see on kindlasti ka kaasa aidanud. Hakklihad, müügimahud kasvasid kokku 4% ja kasvu vedasid sea- ja veise hakkliha. Sea-hakkliha on soodsama kilohinnaga ja kliendid on seda hakanud rohkem eelistama. Segahakkliha on langenud 2%. Maitsestamata liha on kahjuks langenud. Siin kategooria sees on maitsestamata linnuliha kasvanud 3% võrra. Kui varasemalt kasvas kõige rohkem maitsestamata kanafilee, siis nüüd on seda müüki kasvatanud hoopis kana erinevate osade müük, ehk siis broileri koivad, kintsud, millel on soodsam kilohind. Maitsestamata veiseliha on kasvanud 1% võrra ja kahjuks ka siin on sealiha teinud languse 11%. Nüüd räägime kalast. Kalakategooria müügid ei ole saavutanud veel endist taset. Indeks on 96. Kui me vaatame suurimaid muutuseid, siis näeme, et on kasvanud värske kalamahud ja ka värske kalafilee mahud. Ja enam on langenud soolatud ja marineeritud kala kategooria. Nüüd kõigest lähemalt. Terve värske kala kasvas kokku 34%. Forell on kasvanud 25% ja terve lõhe 44%. Terve lõhele oleme teinud oma kauplustes eripakkumised just Narva, Maardu, Rapla ja Roo klientidele ja see on kindlasti müükidele kaasa aidanud. Kui räägime kalafileest, siis fileede müük on kasvanud 10% võrra. Siin on müükidele kindlasti kaasa aidanud kampaaniad. Lõhefilee on olnud samas mahus, kuid forellifilee ja muud valged kalafileed on kasvanud. Punase kala hind oli pikalt väga kõrge. Sellel aastal on punase kala hind langenud ja see on kindlasti müüki toetanud.
Langenud on kahjuks müük pakendatud kalatoodetes. Heeringad, kilud, räimed on langenud 8% võrra. Kui eelmisel aastal oli punase kala hind kõrge, siis kliendid eelistasid heeringat, kilu, räime ja sellel aastal siis ongi see võrdlusbaas lihtsalt nii kõrge. Ka kalamarja hind on kõrge ja müügid on langenud. Suitsukala on olnud kerges kasvus. Ja nüüd valmistoidust. Valmistoidu müügimahud kokku on langenud 4% võrra. Näeme, et kliendid on toitu hakanud rohkem kodus valmistama. Kõige enam on langenud riiv- ja toorsalatite müük, magustoitude, majoneesisalatite kategooria. Ostetakse pigem väikseid, kohe söödavaid vahepalasid. Trendidest. Kõige rohkem on kasvanud kiired valmispalad, ehk siis täidetud võileivad, wrapid, tegid lausa 27% müügikasvu. Samuti kasvasid pitsade müügikogused 13% võrra. Putrude ja pannkookide müügid on kahjuks langenud. Ilmselt valmistatakse neid toite rohkem kodus. Majoneesisalatite indeks on 94, ehk siis müügid on langenud. Kui me vaatame majoneesisalatite kategooria sisse, siis me näeme, et makaronisalatite müügid on tõusnud. Nendel toodetel on soodsam kilohind. Salatipaaris näeme väikest müügikasvu ja siin on ka roll kindlasti sellele, et salatipaari kilohind on soodsam kui pakendatud salatitel. Siin on mõned populaarsed uudistooted liha-kala valmistoidu kategoorias. Meil olid sortimendist pikalt puudu suitsutatud tooted ja nüüd oleme oma valikut täiendanud ja need tooted on hästi vastu võetud. Samuti võib välja tuua, et perešašlõkk on olnud väga edukas. See toodi turule hinnatundlikku klienti arvestades ja on väga hästi vastu võetud. Mis on meie ootused? Kliendid otsivad väiksema pakendi suurusega tooteid, mille tükihind on soodsam. Kindlasti arvestades ka leibkonna suurust on see hea sellepärast, et siis me saame vältida toidu raiskamist, et sellest pakist ei jää mitte midagi üle. Saame kõik ära kasutada. Uudismaitsed. Kindlasti tahavad kliendid proovida erinevaid marinaade, uusi maitseid. Kuid oluline on pakkuda ka ikkagi endiselt traditsioonilisi maitseid. Trendid. Vegantooted ei ole enam nii populaarsed ka liha-kala valmistoidu kategoorias. Siin on kindlasti oma roll selles, et saaks ka teha tootearendust, maitseid arendada ja siis seda hinda ka viia lähemale siis analoogsetele toodetele, et see hinna erinevus ei oleks kliendi jaoks nii suur. Ja siis kindlasti kliendid tahavad lihtsalt valmivaid tooteid. Kuna kõigil on kiire, siis on mugav võtta näiteks pakk guljaši ribasid, valada see pannile ja valmistada omale kiire ja maitsev õhtusöök. Ka siin on oluline pakkuda igas kategoorias soodsamaid alternatiive. Hetkel otsime oma valikusse discount kodust hakkliha, broileri tooteid, broileri filee, koib, kints, keeduvorst, punane soolatud kala ja heeringa filee õlis. Aitäh! Annan sõnajärje üle Kristi Reiselile. Tervist! Ja räägin lähemalt siis, kuidas on läinud puu- ja juurviljadel. Puu- ja juurviljadel kokku mahuindeks on alla eelmist aastat, 97%, ja tõin välja ka hinnaindeksi kliendile, et klientide jaoks on toimunud siiski hinnatõus
ja kliendid teevad oma tarbimisvalikuid samamoodi kui teistes tarbimisgruppides ja klient suundub odavama kauba poole. Ja on ka inimesi, kes värske puuvilja on vahetamas külmutatud puuvilja vastu, kuna pakendid on väiksemad, hind on taskukohasem ja seesama teema, et ei oleks toidu raiskamist, sa tarbid selle toidu tegelikult ära. Kui me vaatame hinnaliikumist aasta lõikes, siis rõõm on tõdeda seda, et mahuindeks on hakanud liikuma üles, aasta algus oli ikkagi nagu päris nukker ja samas trend, et hind liigub allapoole, mis rõõmustab klienti ja annab meile ka mahtu. Ja rõõmustab see, et kui me vaatame hinnaindeksit, siis Prisma on kliendile väga taskukohane ja meie hinnaindeksi tõus kliendile on isegi kohati madalam, kui on olnud inflatsioon, et Prisma on soodne ostlemise koht. Kui me vaatame, kuidas on läinud puuviljadel, siis puuviljadel aasta algus, esimene kvartal oli nõrgem, suvi on tulnud tugevamaks ja aasta lõpp ma olen väga lootusrikas. Usun, et me lõpetame väga heade tulemustega, aga mis siin on andnud oma mõjutuse, on kindlasti meil olnud kampaania või olev kampaania Pöörasime hinnad tagasi, mis on suunanud ka seda hinnakäitumist. Ja kliendid on väga orienteeritud sellele, et vähendada toidu raiskamist, osta vähem, osta tihemini ja hinnapunkt. Meil on väga populaarseks läinud ka smoothieboxid, mis on kampaania raames Anname puuviljadele viimase võimaluse, kus siis ka klient saab väga taskukohaselt endale värskeid tooteid soetada. See on äärmiselt populaarne nii ökoloogilisest valikust kui rahakotile vaadates. Aga rõõmustab, et trendid on ülespoole minemas. Kui me vaatame suuremate kaubagruppide lõikes, siis kuidas on läinud, siis kõige rohkem hinnamõjutusest ja mahu poolest on pihta saanud tsitrusviljad, mille mahuindeks on suisa 86%. Aga siin ma pean välja tooma, et see mahu langus on toimunud peamiselt esimeses kvartalis, kus olid nõrgad müüginumbrid, aga tsitruseliste hooaeg tegelikult praegu on algamaas alanud ja väga rõõm on tõdeda, et oktoobri numbrid on suurepärased, lihtsalt suurepärased. Me oleme juba müünud 4 korda rohkem mandariine kui eelmisel aastal, nii et tegelikult trend on tõusev ja ma usun, et aasta lõpetame kindlasti paremate tulemustega. Kui me vaatame banaanimüüki, mis on ka väga suur mahukaup, siis tegelikult läheb banaanil hästi. See number 92, ta küll numbriliselt on natukene kehva, aga siin on ekstra kõrge võrdlusbaas eelmisest aastast, kuna eelmisel aastal just konkreetselt banaaniga me tegime väga-väga agressiivseid hinnakampaaniaid seoses konkurendi turule tulemisega ja siis võrdlusbaas on ekstra kõrgendatud. Tegelikult läheb banaanil väga hästi ja stabiilselt. Viinamarjatõunad stabiilsed. Selle aasta suur müügiedu on olnud meil luuviljalistes, marjades ja arbuusides. Ja millest see müügiedu on tulnud? See müügiedu on tulnud väikepakendist. Mitte küll arbuusi puhul, aga luuviljalised ja marjad. Ja kui eelnevalt on olnud pakendi suurus ikkagi kilosed, paarikilosed, poolekilosed, siis tänaseks päevaks on tulnud pakendi suurus 250 grammi selleks, et jääda. Vähemalt siin nüüd ja praeguses turusituatsioonis. Kui me vaatame mahe- ja ökotooteid, siis toon välja seda, et mahuindeks on kõrgem kui puujuurviljadel tervikuna ja hinnaindeks on klientidele taskukohasemaks oleme muutnud, et toetada tervislikku toitumist ja suurem osa mahetoodetest, mida me müüme, on kohalikku päritolu. Meie mahetooted on väga tugevalt kaldu puu- ja juurviljade poole, mis suurem osa neist on kohalikud. Eksootikat ja puuvilja nüüd mahetoodetes on vähem
ja siin on ilmselgelt tegemist hinnafaktoriga. Aga jah, siin me saame teha teie kõigiga koos asja paremaks ja pakkuda veel paremat valikut. Ja neil läheb hästi. Mis on siis olnud töövahendid, millega me oma müüki oleme saavutanud ja kavatseme ka edaspidi saavutada, siis siin on juba korduvalt räägitud Pöörasime hinnad tagasi kampaaniast, mis on siis käivitunud 2. poolaastal ja on andnud väga head tulemust, mis on siis nagu mahtu tõstnud, aga hinnaindeks on siis tagasihoidlikum, kohati isegi inflatsioonist madalam. Meie töövahendid on massväljapanekud, kampaaniad, lühiajalised kampaaniad, on nad siis tihemini olnud või harvemini olnud meil, ja üks uus tööriist, mis on olnud väga edukas ja mis on Skandinaaviast üle võetud, on alla euro saak. Alla euro kampaania, kus siis kliendile pakutakse tervislikke, taskukohaseid tooteid, on nad siis pakendatud, on nad siis lahtised ja alla eurot. Et see töötab suurepäraselt ja me tahame jätkata sellega. Nii. Ja kui me nüüd räägime ootustest koostööpartneritele, et millega meie ühist müüki parendada ja suuremaks teha, siis kui me nüüd räägime puu- ja juurviljadest, siis nad natukene erinevad teistest kategooriatest selle poolest, et meil on kvaliteet ülikriitiline. Ja see on algus ja ots, kõik algab sellest. Ja meil on Soome emafirma, kelle kvaliteedistandardid on äärmiselt kõrged. Ja meie siin Eestis ei saa oma kvaliteedistandardeid allapoole lasta ja Prisma ei tee kompromisse kvaliteedi arvelt. Kõik pakutav kaup peab olema lihtsalt suurepärane. Peab olema esimene kategooria, peab hea välja nägema, peab olema suur ja ilus, peab olema ahvatlev. Et suur palve teile, et kui on mingid probleemid kvaliteediga, palun teavitage. Et puu- ja juurviljad on selline ärivaldkond, kus on pidevad muutused. Ja see on loomulik, et muutusi on, aga palun teavitage nendest muutustest, see on kriitiliselt oluline, et meie koostöö sujuks. Konkurentsivõimelistest hindadest, siin on juba täna palju sellest räägitud, et osad toorainme hinnad on langenud. Hind. Me teeme sortimenti igal nädalal ja kõik pakkumised, mis tulevad, on võrdsetel alustel kaalumises ja iga nädalaselt võidab parim hinna ja kvaliteedi suhe. Ja oleme siin väga avatud. Aga minu sõnum teile on ka väike pakend, see on korduvalt siin juba läbi käinud, aga väike pakend. Kõike, mida annab pakkida, väike pakend. Sest kilohind jah, kliendile on küll kallim, aga kuna see ühiku hind on kliendile taskukohasem, siis klient sooritab ostu, ta ei jäta ostmata. Et see on üks võti, kuidas kasvatada müüke tänasel päeval. Siis toodete hooajalisusest. Prisma tahab alati olla esimene hooajal, kes avab hooaja. Ja kui ilmastikuolud, näiteks ütleme, see suvi oli väga külm, Eesti maasikad tulidki hiljem, kui hooaeg Eesti toodetega nihkub, siis me alustame hooaega välismaiste toodetega ja liidame sinna juurde Eesti tooted, nii nagu nad siis valmis saavad, küpsevad. Ja siis me ei jäta hooaega avamata sellepärast, et Eesti olud nihkuvad. Aga mis on ka väga oluline hooajatoodete puhul, on ka hooaja õigeaegne lõpetamine. Kui kvaliteet läheb ära, palun andke teada, lõpetame ära hooaja. Et sellega meil on olnud probleeme. Ja seda saab parendada. Siis mahetoodetest me juba natukene rääkisime. Oleme avatud, püüame neid väga müüa, oleme langetanud hinda, maht läheb pisitasa ülespoole, tahaks neid rohkem müüa. Ja üks asi ka, kuna mahetooted, nad säilivad natukene kehvemini kui muud tooted, nende müümisaeg on lühem, siis kauplused tahavad tellida väiksemaid koguseid ja tihemini. Et kui on vaja tarnegraafikuid ümber vaadata, läbi meie kesklao tarnida, kõik on võimalik. Et andke teada, korraldame ära. Et ei oleks mahetoodetes suurt mahakannet, siis seda kõike saab tarnega reguleerida.
et me oleme väga avatud siin kõigeks koostööks. Siis Prisma on teinud juba mitmeid aastaid suurepärast koostööd talunikega, väiketootjatega ja tahame seda väga jätkata, see on väga efektiivne ja hea olnud. Ja mina tänan teid ja annan sõnajärje üle Liiliale, kes räägib teile rohkem köögiviljadest ja lilledest. Tere ka minu poolt ja vaatamegi, kuidas on läinud aed- ja juurviljade kategoorias. Üldine kasvav tarbijate terviseteadlikkus tervisliku toitumise osas on positiivselt mõjutamas müügi arengut. Müügimahu trend on paranemas. Aed- ja juurviljade kategooria müügimahu trend kuude lõikes on tulenevalt hooajalisusest saadavusest hüppeline, kuid see näitab, kuivõrd oluline tegur on hooajalisusel antud kategoorias müügimahtude kujundamisel läbi tarbijate eelistuse ja ka hinna kujundamise. Tarbijad eelistavad hooajalist kaupa, mis on maitsvam, mis on kvaliteetsem. Aastaringne müügimahu top on tomat, kartul, kurk, kapsas. Kuid vaatamata sellele on tarbijad avatud ja varmad proovima ka erinevaid köögivilju ja kaasa minema ka erinevate köögiviljatrendidega. Nagu näiteks asendades süsivesikute rikkaid eineid lillkapsast valmistatud erinevate alternatiividega või kas või spageti kõrvits erinevates toitudes ja ka köögivilja fermenteerimine ehk siis hapendamine on vägagi populaarne tegevus. Ja hooajalaua abil saavadki kliendid, hooajalaud on see kontseptsioon, mida Prisma pakub oma klientidele ja selle abil saavadki meie kliendid ülevaate sõltuvalt siis hooajast ja teha endale ka vastavaid hooajalisi valikuid. Ja meil on ka rakendatud teemalaua kontseptsioon, läbi mille me püüame oma tarbijatele tutvustada erinevaid vähem tuntud aed- ja köögivilju, nagu näiteks maapirn, brokoliini, erinevat eksootikat nagu kaštan, viigimari koos vastavate retseptisoovitustega, et need sellised vähem tuntud aed- ja köögiviljad leiaksid siis tee meie tarbija ostukorvi. Aga vaatame, kuidas on läinud siis põhimüügimahu gruppidel. Kurgid on tuntud, oma teada-tuntud hinnatundlikkuse poolest, reageerides kiirelt nõudluse ja turuhinnaga erinevatele välismõjuteguritele. Ilmastikuolud, kuivus, kuumus, äärmuslikud temperatuuri kõikumised mõjutavad koheselt saadavust ja seeläbi ka hinda ja kvaliteeti. Kurk on hooajaline kaup, mil hooaja tipus hinnad on langemas ja hooaja süvenedes hinnad taas tõusmas. Ja meil olid siis juuli-august kurkide müügimahu vaates kõige edukamad kuud, mil kohalik Eesti kurk oli ka laialt saadaval. Kohalik kurk konkureerib importkurgiga ja tihtipeale siis ka meie tarbija otsustab odavaima või soodsaima variandi kasuks ja seda just talvisel perioodil, mil enim müüdavaimaks mahutooteks on importkurk. Tagasi, vabandust. Tomatid. Tomatid on üks tarbijate lemmikumaid köögivilju igapäevases ostukorvis. Tomatite müügimaht on aastaringselt üsnagi stabiilne, kuid siis hind olenevalt hooajalisusest varieerumas. Aasta alguses on hinnad kõrgemal, hooaja süvenedes hinnad langemas. Tarbija eelistab kevad-suvisel perioodil siiski kohalikku kasvatatud ehk siis Eesti tomatit, mil saadavus on laiem ja hinnad ka taskukohasemad. Tarbija eelistuseks on osutunud ja osutumas tegelikult ka karbitomatid, mille valik on lai ja mille valik hõlmab ka erinevaid tomatisorte, võimaldades siis ostjale leida endale meelepärase maitse. Ja karbitomatid on ka mugavam ostuna ja lisaks on nad ka pikema säilivusajaga.
ja paratamatult ka karbitomatite juures on ka see psühholoogiline hinnaefekt, mil kuvades karbitüki hinda tundub see meie ostjale siiski soodsam kui lahtiselt müüdava tomati kilohind. Karbitomatite müügimaht on kasvanud koguni 2%, samal ajal lahtise kaalukaubana müüdav tomat languses 10% ringis. Kartulite müügimaht on märkimisväärselt kasvanud, kajastades nende köögiviljade suurenenud nõudlust meie tarbijate seas. Kartulid on taskukohaseks valikuks ostjatele, kes eelistavad tervislikku ja ka taskukohast toiduainet igapäevases ostukorvis. Kartulite keskmine hind tarbijale on langenud, tulenevalt siis tugevast konkurentsist ja erinevatest turu välismõjuteguritest, kuid müügimaht tõusnud 8%. Kogu müüdavast kartulisegmendist lahtine salvekartul teeb meile 72% ja pakitud kartul 28%. Ja suhtarv võrrelduna sama periood versus 2022, salvekartul on tõusnud müügimahus koguni 21%, samal ajal pakitud kartul on olnud languses. Kartul on oluline ostukorvi hinnavõrdlustoode, eriti praegusel majanduslikul ajal. Ja lillede kategoorias on toimunud märkimisväärne edu, mil müügimaht on kasvanud meil kokku koguni 27%, koos arvestatuna nii lõikelilled kui potililled. Ja see kinnitab jätkuvalt populaarsust tarbijate seas, ehk siis lilli eelistatakse, ostetakse erinevateks sündmusteks, tähtpäevadeks, kingitustena. Ja millised on need ootused lillede kategoorias? Loomulikult ilus, värske, elujõuline lill, lillekimp, atraktiivne väljapanek kaupluses ja mitmekesine ning roteeruv sortiment. Seda kõike me püüame siin Prismas ka oma ostjaskonnale pakkuda. Õigeaegselt tabatud hooajalisus lilledes on osutunud märkimisväärseks eduks ja on tarbijate poolt positiivselt vastu võetud. See tähendab, et vastava temaatikaga ja vastava iseloomuga lillekimp on siis saadaval tulenevalt sündmusest, tulenevalt tähtpäevast, tulenevalt hooajast. Ka keskkonnateadlikud tarbijad, kes hindavad lillede päritolu ja tootmisviisi ning otsivad keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke kasvatatuid lilli, leiavad meie sortimendist Fair Trade roosid ehk siis õiglase kaubanduse roosid. Ja need on ühtlasi ka meie sortimendis enim müüdavaimaks kimbuks ja mille müügimaht on kasvanud koguni 27%. Lisaks kuu kauneima lille esiletoomine kaupluses on lisategevus, mis on edukalt toetanud lillede müüki ja on pakkunud ka meie ostjatele ja pakub ka edasi toredat lisandväärtust. Ja mina tänan! Kaks. Nii, väga hea, äkki on saalis küsimusi. Esiteks minul on küsimus, kus on mikrofon, mis saalis ringi käib. Ei ole, siis hüüame. Mikrofon on siin, jah, aitäh. Number 4, mikrofon eimehele. Nii, andke käega märku, kellele võib tuua mikrofoni. Omad inimesed kõik, võib ikka küsida. On teil veel midagi endal mingit tunnet, kommentaari või nüüd on kõik ära räägitud? Kõik on räägitud, jah? Selge, kuulge, siis on vaja küsimusi. Või tahate minna sirutama ennast juba ukse taha? Me alustame tegelikult siin nüüd uuesti 8 minuti pärast. Et kui tõesti küsimust ei ole, siis on meil 8 minutit pausi. Kõik selge? Hästi, aitäh! Kuulge, super! Aitäh! Meie täname ja soovime kõigile häid jõulumüüke!
tere tulemast tagasi siia suurde saali. Usun, et teemahallid olid väga huvitavad, vähemalt siin see värske osa, mis ma sain vaadata. Tõesti, väga huvitavas valdkonnas tegutsete ja puudutab meie kõikide elu. Ning leidke, olge head endale need mõnusad kohad. Ma arvan, siin veel laekujaid on veel saalidest, kus veel viimased infokillud jagatakse üksteisega ära. Kohe on kõik kenasti kohal. Siin suures saalis on vähemalt õhku korralikult, on ju? Kes te väikstes olite? Sest kõige väiksemas oli täiesti hapniku vaba juba. Nii et nautige seda siin selles suures saalis. Väga hea, me jätkame nüüd oma 4. teemade ringiga ja see on siis võimalused ka tegutsemiseks Soome turul ning tarneahela uuendused ja 2 ettekannet tulevad nüüd sel teemal ja alustamegi Soome turu võimalustega. Meie ees on nüüd SOK kategooria juhtimise ja hangete vanem asepresident Jari Simolin. Palun! Welcome! Thank you. Yes. Thank you. Hi. Hi everyone. My name is Jari Simolin and I'm head of category management and procurement for food and near food in Finland. And many thanks for my Prisma Peremarket colleagues. Very honored to be here today and thanks for the invitation. But first I would like to present some of my colleagues. They joined me here today, so if you kindly can stand up. I have here, and maybe you have already met in our stand, Kim Strömsholm. Kim is responsible for dairy, meat and meat products, frozen products and eggs. Then I have here Heidi Salmi. And Heidi is category director for ready meals, bread and bakery products, fish and other beverages. And then we have here Veli-Matti Puhakka as well. And Vellu is responsible for produce, so fruit and vegetables and flowers. We have 2 further colleagues as category directors in my team, Anne-Mari Lilius for groceries and Sari Miettunen for near food, but unfortunately they were not able to follow today. Ilkka already told you something about S-Group in Finland. We are the biggest retailer in Finland. We ended up with market share 47% last year, but I'm happy to tell you that we are increasing our market share this year, and I really wait the year end that when the new figures will be published, but we will be closer to 48 than 47 by the end of the year. So business is going well in Finland, and the economical climate is also the same in Finland. It's very tough situation. Food prices, interest rates, energy prices, all are sky high, so meaning that people really need to choose where they do their daily shopping. And luckily, when we are the price leader in Finland, they mainly come to us. In Finland, all the Prisma stores are called, they are hypermarkets. So in total, in Finland, we have 77 Prisma hypermarkets. Then we have S-markets, which are superstores and supermarkets, 450. Then we have small outlets, Sale and Alepa, 430. Then we have 1 food market, Herkku, that is a former Stockmann store. And then certain small stores at the gas stations. So roughly in total, we have 1,000 stores in Finland. But why I'm here today? We are most willing and we have a very strong interest to work with all Estonian and other Baltic suppliers. The demand for new products, affordable products, has been increasing heavily. And already today we work with very many products from Estonia and Baltics and excellent performance. Excellent performance. Finnish people like Baltics, they like Baltic products, and those are very good. We have both supplier brands, but mainly those are also our private labels, but both are options for us. I come back to that. The key thing when you offer products to SOK Finland is that the products need to meet the Finnish taste and demand and the consumer expectations.
Meaning that what I have realized that even we are so close to each other, I live myself in Helsinki, 2-hour trip with a ferry to Tallinn, the taste and certain products, especially in meat, they are very different. But I really ask, and you're most welcome to Finland and to see and come to our stores to see that what kind of products we currently sell, and think that if you can manufacture that kind of products, or then we can discuss that also something different can be done, but not too exotic. Most of the food, they are very national tastes, and they need to meet the Finnish consumer requirements that way. But I think that when we discuss a lot together, then we better understand what are your possibilities to offer to us, and then also that we can clearly explain you what are our expectations and the consumer expectations in Finland. The best is that if you come to Finland and you go together with our category manager into our store, and then you see together that what we are selling, and we are very openly willing to tell you and explain. Of course, that when it comes to the food products, they always need to have a very good taste, and what is also required by law in Finland, we need to have the package labeling needs to be in Finnish or Swedish, also in the back of pack. But we also have an opportunity, if we make a test together with you, we can also label those products here in Tallinn with a sticker in back of pack. So everything is possible, so that let's not make this too complicated. Let's be very agile and try to make tests and see that what will be the consumer response. Of course, today, it's very much the price, what is affordable, and the key thing is there that we are also very openly willing to tell that what are, let's say, our price expectations and what are our target prices, so where we could meet. We can have a lot of discussion there that if the product needs to be modification or some fine-tuning when it comes to the product quality or specification or recipe, or if we want to together, if there's opportunity to change the pack size to reach a better price point for the consumer, whatever. But let's talk that always separately, and let's try to find a solution that you can really sell products to us. And like I said, that we already have many, there are many to come, but I would like to see much more in our assortment. We will take care of the logistics. There are also, because we deliver, SOK Finland delivers Prisma Peremarket trucks on many trucks a day, products from Finland, and many of those are coming back empty, those trucks, so it will be cheap transport. But there are certain things that I would like you to understand. First thing is that our policy is always to work directly with the manufacturer. There are 3 reasons for that. First one is there that then it's much easier for us to talk about the quality. There is nobody in the middle, no middleman, no distributor, nobody. So we want to discuss when it comes to the quality, it's very open discussion, and also that what kind of quality assurance or quality control takes place. Then the other thing is also the sustainability part, that then we know where the raw materials are coming from, and we understand we have, as a company, we have commitments that we are very open about the things, so we need to know. And then last but not least, a middleman or distributor is always a cost center. We can, let's share 50-50 there, that what we can, when we do direct, then we can share that we don't need anybody, and we don't want anybody there in the middle. I want to be very clear with this. But we have, so actually together with you, we have 2 options. We have that way 2 options that either we work with private label. Our private labels in question are here Rainbow, but as Ilkka just earlier told, it will be Coop and then Extra. And it depends there that how the product is positioned, that which one we could use. When we work with private label, we discuss about the product description and the product specification, so we provide you that. You own and you make the recipe, but then we do that together. So then actually that we also take the legal responsibility of the product. So our brand is being used, and also that when it comes to the design and when it comes to the label information, then we'll provide you all that information. That's done, of course, it's done together. And also our QA team, they will visit your
manufacturing plant, and they will make an audit and talk together that how you secure what are your QA processes and quality assurance processes and quality control processes. It's very close collaboration then between our quality people and your quality people. This is, in many cases, the best option, because through this there will be that kind of free advertising for the product. So when we have novelties in private labels, we launch those in our magazines, and we place those very in good locations in the shelves, though prioritized in the planograms. So this is always a very good opportunity. Today, our share of private labels in Finland is 20% of the sales. It varies quite a lot per category, but roughly 20% is private label sales and 80% is branded goods sales. But we also have the opportunity to have your label. It's also very fine. But then actually that we also then discuss about the product, and especially if you don't exist in the Finnish market, we discuss them together, and we advise you that how you should modify your product so that it will really match the Finnish consumer requirements and demand. It's easy. It's the same thing that I think it's most important, so that, and our way with you is not to work like that you send a sample and then we say yes or no. It's so that if we say that, yeah, it's not like this, we don't, as such, this product don't match, but if you make this and this and this modification or fine-tuning, then it could meet our demand, and then we could sell it. And it must be a very good dialogue between you and our category managers. Usually it is also, like I said, quite important to discuss about the pack size so that we really get a nice price point for the product. But then, if it's your label, then you are responsible for all, let's say, the legislation. You're legally responsible for the product, and then also that when it comes to the label and label requirements. Of course, we can assist you there, but it's fully your responsibility. But it's a challenge that to bring a new product, a new brand into the market, it requires marketing. And therefore, okay, if you're willing to invest in marketing, we are more than happy. But if we just place a product with a new brand in the shelf, let's say the forecast for the demand is not the best one. It should have something what will boost the sales, and usually some advertising and other marketing opportunities. We also have in Finland, we have such a thing called smart marketing, where you can utilize our spaces, and there can be also focused marketing to certain focus groups, etc. But it's not the cheapest option. So I think that it's very important that you also consider that, are you willing to offer us your label products, or are you willing to offer your product to us where we should utilize our private label? We have quite a many different kind of information in our web pages. I believe Prisma Peremarket will share you with this, so you will get these web pages. There is both Finnish and English, unfortunately not yet in Estonian. But there are all the contact details. All the category managers, all the category directors, they always updated who is responsible and what category. You can also always contact Prisma Peremarket's category manager or Kaimor. They can also give you the right contacts within our organization. And then also you can find, let's say, the basic quality and sustainability requirements there in the web pages. There are packaging guidelines, etc., which I believe for most of you those are quite normal and you understand. But there are certain things, especially when we have fully automated warehouse in Finland, the logistics requirements are quite strict. But you check there and always can be discussed. Also, one thing that what I want to raise to you is that I hope that we have a good opportunity that when you supply now to Prisma Peremarket, and then if you could become a SOK Finland supplier, we also have a further path there. So we collaborate with the Nordic co-ops together with Sweden, Denmark and Norway. We have a joint sourcing company in Copenhagen, which is called Coop Trading.
And when the products are good, and when we have a private label in our assortment, it's visible for all other 3 countries as well, and they can also pick it up there for their assortment. So there is a big opportunity there. Together, the companies in Sweden, Norway, Denmark, they are not as big as SOK Finland, but they are quite as big. So in total, our sales is roughly 35 billion euros, so it's quite big sales what we got together. And of course, that today we collaborate even with Carrefour. And as I have told to the Finnish suppliers that we have agreed with Carrefour that there is one contact person. Sorry, my French, his name is Philippe Jacques, but I don't speak a word of French, that I cannot pronounce it right. But he's the contact person, and I can always, that if we have a good collaboration, I can also provide the contact details in Carrefour, and then you might even have an opportunity to work with Carrefour globally. So we have these paths for suppliers who perform well, who can make us products which have strong demand, which attract the consumers, and where we can find good business together. Today, 80% of the people, according to surveys, check the price of the product when they pick it from the shelf before they put it in the basket. 80%. So meaning that every 5th person. So it's a many. It used to be very different. 50% of our customers say that they are very price sensitive today, not based on that they are willing to do that, but they are forced to be very and check very seriously what they do. 68% of our customers say that they have been forced to drop certain products out what they usually buy because of the price. So the situation is similar in Finland than in Estonia, and we do see that it will continue. Even if we don't have any further inflation next year, it means that the food prices are 17% higher than in spring 22. So it's a high increase. But I hope that you contact us. I really wish that you contact. Let's try to make a good business together. We are very open. Hey, and one thing, I nearly forgot it. Many of you represent also Finnish companies, so you are a local subsidiary for the Finnish company. Somehow your Finnish sales teams, they are not willing to sell your products to SOK Finland. I believe they are jealous and they believe that they don't get their budget done and targets. They don't reach their targets if they sell Estonian products. So kindly contact us directly. Let's forget those people. We are willing to sell your products. But I can tell you that I've been doing this job for 12 years. And I've been always wondering that even last week or 2 weeks ago, Ilkka told me, one Finnish company, I don't name it here, but that they also have a manufacturing plant here in Estonia. And I had never heard that before. They are one of our biggest suppliers. So I'm really wondering, so kindly contact us directly. Me, Kim, Heidi, Veli, or anyone in the list. So all are very welcome, and our team is really looking forward to your contacts. Thank you. Thank you, Jari, kiitos, suur aitäh. No vägev värk. Siis saite teada, kuidas on shortcut. And it's amazing to have you and your team here. It's possible to talk with you all like today. I mean, don't run anywhere after we end up here because there will be wine served. And I mean, if there is wine, there is a good business always. Good business opportunities Good always business together with the wine, yes. Yeah, exactly. But now let's go to questions. Is there a quality difference between Prisma's own brands, Rainbow, Extra and Coop? Actually, Rainbow will be exactly the same than Coop. So it's only the design will be changed and the name that will remain the same. I would say that yes, when we benchmark the quality of Rainbow or now in the future for Coop products, we always benchmark the leading brands like Heinz or Valio or things like that. When it's Extra, then we benchmark the product to entry level, mainly to Lidl entry level. So there can be big variation, there can be very little variation. It depends on the product and the benchmark product. But of course that when Extra is always the cheapest on display, means that of course that it don't have the same
let's say, same ingredients than the co-product. Yeah. And then there are two more questions, which I think that in a way you explained, but still, I mean, repetition is always a good thing, right? So what is the right and best way to get listings to S-Group stores in Finland? Good. when the product is good and it has demand and the price is right. So please come to us. We are willing to talk with you. We are willing to explain to you. That is the way. Of course, we all know the product needs to sell itself. There is no counter service in our stores to provide the consumer the products. They need to be picked from the shelves. So the best thing there is that the product is really good. You have discussed with our team that, hey, now this really meet our expectation, the Finnish consumer taste, and then also together think that what is the way how to boost the sales. Like I said earlier on, it's usually very difficult if we just place a product in the shelf. That might succeed as well, but usually if it's not a known brand, it needs some support in advertising and marketing. Great. And also quite specific question about consumer goods. Whom should they contact if they have something to In offer? consumer goods, you can find the contacts from the same web pages. There is first is food and near food, and below that in the web pages, then there are consumer goods. You will find the contacts from there as well. Yeah, internet does marvels, so use internet. Yeah. Amazing. Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ja nüüd vaatame ühte toredat reklaami. Kuidas siis on? Esimene tööpäev? Esimene ja nii põnev on. Ülemusega ma veel kohtunud ei ole, aga räägitakse, et olla paras tropp. No, mina olengi see tropp, ülemus. Kuidas siis on? Esimene tööpäev? Ja nii põnev on. Ülemusega ma ei ole veel kohtunud, aga räägitakse, et olla väga inspireeriv tüüp. On ju tore, kui asju saab tagasi pöörata. Meie Prismas pöörasime tagasi hinnad 100 toodetel. Prisma. Kuulge, kus seda nuppu saab? Nagu päriselt. Kes toodab? Ja kas hiinlased on juba järgi teinud, et saab seda kuskilt Alibabast täiesti mingisuguse 3 euroga osta või mis? No, fantastiline nupp igatahes. Aga tõesti huvitav, mis sellise nupu hind oleks? Ma mõtlen, et ütleme mingisugune konstant, et selle hind on näiteks, ma ei tea, 100 eurot. Ja siis, kui nüüd on meil siin majandussurutis ja teile ka täna on räägitud, et ärge hinda tõstke mingil juhul ja pigem tuleb alla tulla, siis ma kardan, et selle nupu hind vist ikkagi liigub nagu Riigikogu liikme palk. Et see on nagu majanduskasvuga nagu koos, seal alati on koefitsient juures, nii et kui keegi hakkaks sellist nuppu nüüd päriselt tootma, siis ühesõnaga, see on nagu kuld, see lihtsalt ei kaota väärtust, et kogu hoiab oma väärtust. See on tõesti selline jääv nupp, geniaalne reklaam, täiesti geniaalne. Ja nüüd liigume edasi meie järgmise esineja juurde, kes on ka täiesti geniaalne mees. Veel eelmisel aastal rääkis ta siin laval inglise keeles ja ta nüüd aasta aega otsustas, et hakkab rääkima eesti keeles. Nii et ühesõnaga lööme käsi kokku tarneahela juhtimise, kaupluse protsesside arendamise ja vastutustundlikus asepresidendile, kelleks on siis Jüri Ljaskin. Palun! Tere! Tere! No jah, juba on olnud väga pikk päev, aga inimesi saalis veel on. Ja ma loodan, et teil on endlasti veel veidi energiat ja huvi alles. Aga teil soov oli, et esitused peaksid olema eesti keeles. Ja ma olen umbes 1 aasta Eestis elanud ja eesti keel õppinud. Nii, ma annan endast parema. Ja vabandan ette, et mul võib mõni viga olla täna. Ja? Aitäh. Aga alustame. Siin on meie organisatsiooni struktuur. Need on kõik 30 inimest, kes tarneahela ja kaupluste protsessi küsimustega ka töötavad meil. Ja? Kuigi ma üksi räägin teile täna, aga
Meidän tänä munkaan koos on kaupade saadavuus juht Eneli Räägil, ka Marit Matvere, kes on tellimuste haldustiimi juht ja tööteandmetiimi juht Marit Kuivane on siin alla. Ja ma arvan, et nad istuvad seal tagana, aga nad olivad siin Marketplace'is ka kogu päev DNK ja meil on veel esitükse järgi on veel aega räägida, kui teil midagi küsimusi on. Aga siin on meie tarneahela strateegilised eesmärgid, mis me teile näitsin juba eelmisel Prisma-päeval 2022. Ja ma pakun, et vaatame neid läbi, kuidas need teed mõjutavad ja mida me koos võime paremini teha. See meie esimene eesmärk, mis me räägime väga palju, on meie saadavus. Ja meie esimene ja võib-olla meie tähtsim eesmärk. Ja meie saadavus tõusis jaanuarist septembrini 0,3% ja see oli umbes 98%. Aga meil on endiselt vaja parandada see saadavuse mõõtmise protsessi ka. Ja? Aga need tulemused, mis meil on, nii ma võin öelda, et me oleme tulemustega rahul. Aga kui me on oluline mõista, et kui me räägime saadavusest, ja, nii see koosneb paljudest erinevatest protsessidest ja see on meie koostöö, et te tarnijad olete ka siin ja meil on Prisma ja meil on tarnijate protsessid ja meil on Prisma protsessid ja need kõik koos ja see protsessi tulemus, see mõjutab oluliselt kliendi ostukogemust. Aga mis te tarnijad, mis te võite teha, et saadavus tõuseb? Ja? Nii siin on 4 väga tähtis küsimust, ja, mis me võime räägida. Esimene on see, et me oleme hakanud regulaarselt mõõtma oma tarnijate teenuse taset. See on meile uus asju. Kas kaupu tarnitakse kokkuleppinud kogustes ja aegadel? Ja neist asjust te kategooria juhid, ma arvan, et järgmisel aastal juba hakkavad räägima. Ja teine asju on, et kui te kasutate mingi logistiikapartnereid, ja, kui te töötate see distribuutoringa, ja, kas te teate, milline on nende teenustase, kui ne tarnid need tooted Prismale? Kas teie poolt antav tooteinfo on korrektne? Ja viimane ja väga tähtis asia, kas te olete koos meiega üle läinud 3-dok või 4-dok edilahendusele? Ja ma räägin sellist, et miks edi on oluline? Ja siin on graafikud, mis on meie kaupade vastuvõtu õigsuse, ja siin alla on erinevad ediprotsessid ja meil on see meil ka, kes teadvad, mida ne tähendavad ja see meil on nagu email saatmine tellimusele. Ja siin me võime vaatada, et on suuri erinevus vastuvõtu õigsusele ja võib olla nagu 2 dokki ja 4 dokki väliga. See on juba 7%. Ja see on väga oluline, sest see parandab, kui see on 7% rohkem, see parandab meie saldoandmeid ja kui meie saldoandmeid meie täidendamissüsteemi kasutab. Ja kui tal on õiged saldoandmed, nii saadavus läheb paremini. Nii mis see edi tegeb? See paraneb kaupade vastuvõttu kindlustus, mis parandab saadavust ja me ka tuleb välja vead toodeandmes.
Ja? Me näeme, kui meil on midagi vigu seal. Ja? Kui me kasutame seda Z-meeli, niin me emme näe pärast hästi neid vigu. No mis me oleme see EDI protsessiga. See liitumine EDI lahendusega see jätkub. Praegu meil on 56% tarnijatest on meil kasutab 3 dok või 4 dokkia. Ja? Aga meie eesmärk on liida 90% tarnijast 3 dok või 4 doki juurde. Ja tulevikus siit tuleb koostöö eeldus. Kui te olete keskimine või suur tarnija, me töötame või 3 dok või 4 dokiga. Ja? Ja siin alla on kontaktid, kes võivad teid aidata sen asjunga meie poolt. Seneli on veel täna siin, kui te tahate räägida, mis see tähendab, mis me pean tegema. Ja see teine adress on meie vastuvõtu adress. Nad ka võivad teid aidata. No järgmine asju, see QV see on nagu inglise Q&A. Nii ma teen siit eestlane küsimus ja vastlus. Kas ma ei tea, kas te kasutate seda või ei, aga see on siin. Ja? Nii. Me teame ka, et see meie Tara tagastusprotsessi ei toimi väga hästi. See ei tööta. Ja? Ja me tean ka, et võib-olla Malle ja Eneli on hakanud räägima sellest asjust mõnega teist. Ja? Aga meie arendus algab 2024. Me teame, et see on probleem. Me tahame seda parandada. Ja ettevalmistused on juba alganud. Meie tiimis on 2 inimest, kes töötavad see Tara protsessiga praegu. No meie järgmine eesmärk on efektiivsus. Efektiivsuse poolest on ju mõned täna rääginud. See on pärast tähtis meile, sest me tahame EDLC ka olla. Ja? Everyday low cost. Nii efektiivsus on tõusnud jaanuarist septembrini ka tarneahelas 7% ja poodides 2,5%. No, miks ja mis need põhjused on? Siin on üks põhjus, mis ma võin täna teen ka räägida. Ja? See on tellimuste automatiseerimine. Ja siin on ka graafikud, mis te näete, see roheline värv on meie uus täidendamise süsteem, see punane värv on meie vana tellimuse süsteem ja see kollane värv on käsitsi tehtud tellimused. Ja see on meie septembri nagu staatus või tulemus. Ja siit see sinine on need ridud, kui palju tellimusridu me oleme teile saatanud. Ja? See on kuun aikana. Ja? Nii see, mis me peame räägima siin on see, et need käsitsi teinud tellimuste read on vähendunud juba 30%. Ja see on 30 000 ridu vähem kui eelmisel aastal. Nii mis see tähendab on see, et me säästame aega meie kaupluses ja kaupluse protsessides ja te säästate aega ka, kui te saate vähem ridu tellimusis. Ja see protsess on kõigile väga lihtsam. Ja siin meie ka on eesmärk, et me tahame, et meil on 95% meie tellimusist on automaatsed. Ja see on meie eesmärk. Ja see tähendab seda, et me teeme jälle tööd järgmisel aastal see on automatiseerimine ka koos. Ja? No järgmine teema, see on ka küsimus ja vastlus, see on teie küsimus, mis me saime, et kui ma olen tarnija, nii kas mun töötaja saab tulla
kaupluse ja tooteid riiuli panna. Ja praegu, kui te tulete esmaspäeval ja kui teie töötajad tulevad poesse, ne peavad teadma Prisma töötajale, että mä tulin, mä oon täällä tööt tekemässä, mä oon sellisen tarnijan töötaja, aga meidän pitkäajallinen visioon on, että välisten inimeste puolta tehtävä riiulityö ei ole meidän kauplustessa lubatut. Ja me teemme plaani sellelle järgmiselle aastalle, että kuidas me se teemme. Ja se plaani me teemme teidän kanssa koos. Että siitä ei tule minkin surprise teille. Ja? No meidän järgmine eesmärk, mis mulle väga meeldib ja on mun sydäntä lähellä, in Finnish, apologies, kadu ja jätkösuustlikkus. Ja siinä on ka meidän tulemuset januari-septembrini, niin meidän kao on vähentynyt jopa 20% yhden aastan aikakaan. Ja se on väga hea tulemus. Niin missä kadu on? Että meillä on saatavuus ja me tahamme, että meillä aina ne tuotteet on riiulis ja klient voi ne ostaa. Aga se toidun raiskaminen või kadu, se on sen saatavuus, se myynti teinen puoli. Niin kun me vaatamme, että millinen probleemi se on, niin 17% koko maailma toidutuotannosta menee raiskuun. Ja 13% siitä on jaekaupantuksessa. Se on se, missä tapahtuu Prismassa vai minkin teisessä puolessa. Niin se, kun me tellimme neitä tuotteita, niin niitä peab olemaan niin paljon, kuin klienti tahab ostaa. Niitä ei peab väga rohkem olema ka. No kuidas me võime saada seda paremaks? Teie poolt ne on ne kõik samad asjad, mis me räägisin, mis nagu seal saadavuse pooles. Mida me võime teha, sest see on nagu sama asju kui saadavus. Ja meil on saadavus ja teine asju meil on kadu. Ja no kuidas me saame seda paremaks? Ja me võime neid prognoosimist võime optimeerida ja me võime tellimusi automatiseerida, me võime poeprotsessi parandada, aga see parimad tulemused me saavutamme koostöös. Teiega vai mingi teisten partneringa. Ja üks selline partner on Toidupanga. Me oleme nendega koos tööd teinud juba 10 aastat. Ja see nõudlus toiduabi järele on aasta jooksul tõusnud 4%, aga kui me vaatame koronakriisi algusega, niin se on juba kahekordastanud. Inimesel ei ole rahaa toidu osta praegu. Ja need on väga palju. Niin sellepärast tasub kaaluda otsest koostööd Toidupangaga. Kun teillä mingit tuotteet on, missä ne voivat kasutada. Aga jaekaubanduses või Prismas se tekitab muid jäätmeid ka. Se ei ole või toidu. Ja sellepärast meil on järgmisel aastal meil on plaanis, et meie praeguse jäätmekäitluse süsteemi kaardastamine ja plaani koostamine. Ja me tahame suurendada jäätmeliigi eraldust ja täiskasutust ja täiskasutatud jäätmeiden osa. Kui Ilkka tänään räägis, niin Suomessa S-Groupissa on jopa 76%. Ja se on ka väga tähtis asia meille. Ja kui mä eesti keeles räägin, niin se on
kõik, mis me oskan. Nii, aitäh! Nii, väga hea. Suurepärane, aitäh. Vaatame kohe üle ka küsimused, mis on tulnud. Kuidas kulgeb kesklaole üleminek? Kesklao üleminek. Keskladu on siis... Keskladu üleminek, ja. Tsentraliseerimine. Ja ma saan aru. Nii, ma räägin nüüd siit sellepärast, et me peame see nagu reversiivne logistika või see taaraprotsess parandama, enne kui me võime seda tsentraliseerimist jatkada. Ja see on väga oluline, et see töötab. Sellepärast, et kui me tsentraliseerime sinne keskladule need tooteid, ja see keskladu on ka töötama see protsess. Nii, see tuleb nüüd ja järgmine asju on see keskladu. Jaa, suurepärane. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole, kõik oli selge. Aitäh eestikeelse esituse eest. Thank you, aitäh. Ja tulnud on tegelikult siin nende erinevate ettekannete jooksul erinevaid küsimusi, mis tuleks tegelikult praegu ära vastata. Ma kohe vaatan, kas ma leian nad endal siit üles. Või pean ma korraks veel refreshima. Sorry, I just had like some extra questions which I wanted to ask, but somehow those are gone from my pad. Maybe I should get my computer, because then those were there visible. Ega te taga midagi ei muutnud praegu ju. Te ei kustutanud ära. Seal on mingi 7-8 küsimust peaks olema. Ma ei näe neid siin. Sa võid öelda? Te ei taha neid küsida? Selge, no siis te ei taha neid küsida. Siis on varsti juba veini aeg. Hea teada. Saab rutem veinile. Ja ühesõnaga, kui sobib, siis kutsuks laval hoopis nüüd uuesti Jarmo. So Jarmo, we had some really great presentations today. Lots of information. What are your personal key takeaways? What a day. Oh, yeah, amazing. I must say that I have enjoyed every moment. Yeah. What about you? Have you enjoyed? I won't keep a long time anymore, because I know you would like to go to have some drinks and snacks already. But few comments. Even though the economical situation is quite bad, it is always darkest just before the sunrise, and it will come. We just need to be a bit patient. But during that time we are waiting that sunrise, I think we need to speak about prices as I started. But let's do it together. Let's find out how we can lower costs and then provide lower prices also to our customers. So let's do it so that it's a win-win process. Maybe another race is that Prisma is not such a bad partner for you. As you saw from Ilkka's slides, we have had a history of declining sales, but we have already grown a couple of years. And our chain and stores are very modern, latest concepts, and they are all renovated. So I think it's quite a good situation to expect also growth in the future. And as Ilkka mentioned, we will open lots of stores in the long run. We don't just have the exact date yet, but it will happen in the future. And we are, as a Permarket, we are 2% of S-Group sales, so we have here guys who asked the 98%, so please be active and contact them. It's an amazing opportunity for you. I think that's shortly about takeaways, and
then I think it's time to say thanks. First, I would like to thank you all the performers. You have all been amazing, great shows, excellent performers. Let's have our applause. Then I have a long list of other persons I want to thank you also. We had many of our staff in the discussions areas. I want to thank all of those. But then I would like to thank especially you, suppliers. You have been a great audience and you have made a lot of good questions. And even though we didn't answer all those questions, you will get the answers soon. So we can promise that. So let's take applause for you also. And last but not least, I would like to thank you, our technical company there, Event Media, and Kristina Talberg, our communication manager. Please rise there. I think everything has gone great today, and Kristina has been in charge of arranging everything. I must also say that I didn't expect that Viru can make such a good food, what we have had today. And even though the consumer confidence hasn't risen yet, my weight started to do it already. That's great. Okay, thank you. Yeah. That's all from my side. You have a gut feeling for next year. Shall we return? Yes, we will definitely return, and we want to set a new target that there would be even more audience than today. And if you have some suggestions for good places, you can contact Kristina. But I forgot one thing. Yes. And it's about cooperation. Based on my experience, we could do much more together. There are a lot of topics we could have together and improve the assortment and price level, everything. So I will promise on behalf of Better Market that we will be more active in the future and next year in the cooperation. Will you promise the same? Great. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ja nüüd on siis tõesti aeg võtta natukene veini, rääkida veel juttu, teha natukene äritehinguid, nii et naudime seda pärastlõunat. Aitäh kõikidele!